shit, here we go again. No mis värk on? Tere jälle, oleme jälle tagasi. Natuke on läinud aega mööda ja Ühesõnaga jutt on selline, et vahepeal on siin kõvasti sõidetud 1,5 tundi või 2 tundi. Plastikad on ilusti ära kriibitud. Plastikad on kriibitud ja disainid tegelikult on juba riiulis ootamas olnud paar nädalat ja pole olnud võimalust ennast kätte võtta ja ära teha seda suurt tööd. Teeme selle sikli uuesti ilusaks. Jah, meil on tegelikult hästi palju pudinaid siia külge panna, et igast tuuning vidinaid ja võib-olla kiiresti ka näitaks, mis varustust ma olen endale valinud siin. Täitsa vile uued asjad on prillid, Scotti prillid. Et miks ma just Scotti prillid valisin, oli sellepärast, et tal on see švamm hästi mõnus, nina koht on sees, et nina on lahtisõidu ajal, mul teiste prillidega pigistab siit nina kinni, et selles suhtes, et need on väga head prillid. Mul ei olegi üks probleemi kunagi olnud. Noh, sul on teine nägu ja siis uus kiiver, täänne, suukene, suur ümmargune valge kiiver. Et suur on ta sellepärast, et siin on tehnoloogiat natukene sees, siin on MIPS, see on siis sisemine osa ja koorik siis on omavahel nagu, ei ole nagu monoliitselt ühes tükis, vaid on nagu mingi amort on vahel. Ja teine asi on, siin on kasutatud, ma ei tea, mingi T3.0 materjale, mis on siis põrutust ja vibratsiooni mingi leevendav selline materjal. Ta on, mina ei tea, no selle hinnaklassi kohta on ta üsna süke kerge ja väga paksult tehnoloogiat täis kiiver. Kilo 300 vist on need nii-öelda tehase andmed. Praegu niimoodi puusalt pakun, et ma arvan, minu kiiver on kergem isegi. Võimalik, et aga ei ole ta ka süke 1,5 kilo nagu odavama otsakiivrid on. Et see on süke keskmine. Ühe sõidu teinud sellega, jah. Ja kuidas see tundus sulle, pigistas pead? Ei pigistanud, väga hea oli selles suhtes, et ülimugav. Ja siis on meil siin veel, mis meil siin on, uued sidisaapad. Mina olen terve elu sidiga sõitnud ja sõidan edaspidi ka sidiga. Need on uued Crossair X mudelid. On ta siis selle Crossairi laadne õhuke tald, aga võrreldes tavalise Crossairiga on siin üleval siis üks lisaklamber ja seda välimist nii-öelda kesta rohkem. Mul ei tead ikka alpiinist. No jah, ma ei ole kunagi proovinud alpiinet, aga ma tean, sidi kestab kauem lihtsalt. Võibolla. Ma sõidan nendega 200 tundi ja siis ma müün need veel maha. Tuuningjupid tulevad. Ilusad. Need ühekordsed punakene maha. Nendega sõidan mitte keegi. Mina sõidan. Nii. Kohver lahti. Täänsed, punased. Tegelikult on sellega veel siuke lugu, et lenksupakud on anodeerimises. Need tehakse ka punaseks. Me ei ole veel neid kätte saanud ühesõnaga. Me paneme siia mingid mustad suvalised, aga me teeme selle töö ära lihtsalt. Ja mis on veel, mida ma ei ole mitte kunagi varem teinud ega pannud, on titaanist poldid. Performance poldid nii-öelda siis. Performance poldid, et need on lihtsalt nii ilusad ja kergus on juba lihtsalt suur pluss. No 4 poldi pealt see grammike. 4 grammi kokku. 4 grammi kokku. Ja. Siis meil läheb külge üks hammas väiksem hammakas. Veab kauem, veab pikemalt, äkki pean käiku vähem vahetama. Rahustan pilli maha, see on nii võimas pill vaata, et rahustan maha. Ja see on juba kiire ka. Ja, ma olen juba kiire ka. Nii, mis veel? Säägi paneme paika, jaa. Ja siis on meil sellised raami frame grip, mis ta siis on. Need tuleb kuidagi siia, need vist peab natukene lõikama, aga
ühesõnaga, need me siia külge saame. Nii, mis meil veel on? Midagi ma olen juba tegelikult teinud ka. Mul on siin ka teine käiguvahetus eebel küljes. Mitte tuuningu pärast, aga see on nüüd selle pärast, et originaalis oli ta 1 aste kõrgemal, aga ma tahtsin teda allapoole, aga 1 aste liigutas teda liiga palju allapoole. Ja ma lootsin, et äkki, kui ma panen siia teise eebli külge, siis on ta, äkki on nagu hambad natuke nihkes ja mul tundub, et mul vedaski, et on täpselt poole hamba võrra on nagu nihkes, et on nüüd ilmselt minu jaoks täpselt õigel kõrgusel. No, siin on super. Teine lenks. Ja mis see parem on? Ma ei tea veel. Taavi pani endale ka, siis ma pean ka panema. See on teine bend tegelikult, et mul seal Villaskis sõites oli niimoodi, et mul hakkasid need kohad räigelt valutama. Ehk siis lenksu otsad on nagu ülesse. Ülespoole. Jah, et sellel on lenksu otsad nagu allapoole, tal peaks olema natuke süke neutraalsem see nii-öelda bend. Et vaatame, proovime ära, et ma mingit suur, ma ei tea, mingit kiiruse võitusid ei looda, aga äkki on lihtsalt natukene mugavam sõita, et vaatame. Et ma olen KTM-iga harjunud, KTM-il on nagu veel see laine nagu eriti väikene madal, et rahustame selle lenksu natuke maha. Mul on veel igast punaseid vidinaid. Tilu-lilu. Kas need on siin või? Siin on see vana käiguvahetus eebel. Võtame siis selle disaini siit ka. Näed, leidsin ülesse. Ja kuna siin suuremat sorti tuunimiseks läks juba, siis siin on üks punane vidin. See on eest hoiab seda piduri voolikut. Siis on teine punane vidin. Siis on terve peo täis veel punaseid vidinaid. See on siis esipiduri õlipaagikork. Jah, õlipaagikork. Tagapiduri õlipaagikork, siis on see alumine piduri, see mis iganes on ja siis on see õlikork. Ja lihtsalt vahelduseks ma vahepeal üritan seda siin kuidagi näidata, mis vahe nendel kahel lenksul on. Et Jens möllab edasi ja üritan. Siin on nagu näha, et ühel läheb täitsa. Üks on nagu rahulikum. Teine on juba järsem. Üldkõrgus, otsakõrgus läheb samaks. Kaitseprillid kõik ilusti ees ja... Ma teen niimoodi. Kaitseprillid, mis asjad need on? Aga nüüd võiks olla. You tell me. Nüüd on laager ka küljes. No, paneme tatti. No. Seda tatti. Tarvin, palun ikka konteksti. Seda määret võib alati ilusti palju panna. Siis kestab.
oi. No tere. Teile saabus saadetis nüüd on ja saadetis tuli. Varuosad. Kaua oodatud. Yeah. Oba. Sai pisma. Eriti luks jah. Päris kena ja. Ma ei tea, hakkame kleepima ka täna. mis peame kleepima hakkama jah. Et käisin selle 3000 see liivapaberiga käisin ka plastikud üle, et teravad servad maha ja nüüd kell on tegelikult juba 8 õhtul, aga me midagi veel katsume ikka teha. Ja siis teed midagi. Sa pead ära otsustama, kas sa lähed homme võistlema või ei lähe. Homme lubab mingit lumetormi ja 7 sentimeetrit lund illukal, aga samas ma tahaks sõita. Aga nüüd ma ei teagi, et kui ma täna tahaks pilli valmis teha vähemalt võistluskonditsiooni või enam-vähem sõidukonditsiooni, siis läheb veel tegelikult paar tundi, et üks variant on lihtsalt homme jätkata seda tuunimist ja siis on homme terve päev aega pildistada ja tuunida ja ma ei tea, mida teha. Et mõtle kiirelt välja. Ja, me siin seda tegemist jätkame, aga lõplik otsust me ilmselt tegemise käigus mõtleme välja. Mis lollitad, Oi jah. No nii, kuule, ma arvan, et see sai päris hea. Hommikust on saanud õhtu. Kell on 9:30 õhtul. Kuule, päris ärimeni. Et mingi 3 tulime siia ja mõtlesime, et vist 6 oleme vabad, aga läks 3-4 tundi rohkem, kui plaanis oli. Me ei tea, kust me selle võtsime, et täna midagi väga palju ei ole vaja teha, aga tegelikult läks ikka väga pikalt. Mis me siis täna tehtud saime? Me saime uued traaversid külge, uus lenks külge, kleepsud peale, punased tuuningvidinad, ammakas ringi. Mis veel? Ongi kõik või? Teenki sittagi. Mitte midagi teinud. Jep. Siia pani need grip-teip või mis asi see on ja? Loodame, et jäi kinni ka. Ja loodame, et ta püsib. Et ei, Tormi on päris rahul. Tormi ronib kaadrist välja vahepeal, aga Tormi on päris rahul. käib nagu kass ümber palava pudru. Aga nüüd pill läigib. Vähemalt on sellel mingi nägu. Homme me vist sõitma ei lähe sellega veel, sest et tegelikult jäid asjad natukene poolikuks, aga jah, mis ma homme teha tahaks veel? Mis ma pidin tegema? Ma ei mäletagi enam. Sa tahtsid homme iluvõtteid teen, pilte teen. Pilte tahtsid teha. Ja tegelikult, mida me täna ei jõua ilmselt teha, on sääg. Jaa, õigus, jah, sääg ka veel. Jaa, sääg on vaja paika panna. Sääg on, sul oli seal mingi sent, ei. Sent on puudu. Sent on puudu, jah. Et siis vaja kõrgemaks saada, et ma olen liiga raske selle pilli jaoks. Kangema elu vajama. Aga ei, ma arvan, et lähme täna koju ja siis juba, ma ei tea, sellest tegelikult sellega see video ilmselt ka lõpeb. Täna tuli jah, siuke vähe juttu, palju tegu. Aga ilmselt järgmine episood siis, kus Tormi tahaks natukene oma varustusest või ei taha ka eraldi, jah? Ma ei tea, vaatame. Võin nagu lähemalt läidata ka natukene, võib-olla jah.
aga jah, täna oli siuke väga palju loba ei olnud. Jah. Võib-olla homme siis räägin rohkem. Vaatame. Ühesõnaga, Jens, sa oled vaba. Ma jään siia natuke vaatama seda asja, aga... Imetle ja naudi ja järgmise korrani. Davai. Ülikõva. Ma pean mingi kiire venna leidma, kes siukse pilliga sõitma hakkab. KTL-i Factory pill. No hommik tagasi töökojas, et eile läks asi natuke pikale ja olime lõpus väsinud, et võib-olla ei suutnud seda asja korralikult kokku võtta ja natukene jäi asju pooleli, et tulin siia tagasi, panin mõned kleepsud veel ära ja nüüd viimase asjana panen ka paika. Et see on suht oluline asi, mis võiks paigas olla, et saan sellega äkki üksi hakkama, et mul on siin selle jaoks üks abinõu ja ega ei olegi midagi, et hüppame sellega ja vaatame, mis need näitajad meil siin on. Et. No nii, mis siin ikka jokutada, et teeme selle asja ära ja vaatame, mis meil siin need numbrid on. Et ma ise isiklikult sellist asja varem kasutanud ei ole, aga ma põhimõtteliselt nägin ära, kuidas see töötab ja vaatame. Ma arvan, et sellega on see üksinda säägi paikapanek nagu üpriski lihtne. Et see meil käib magnetiga plaks siia. Nii, siis on meil siin on ka mingisugune koht on ju, kus seda säägi tegelikult võetakse. Nii. Selle külge. Sellel oli meil veel see ka ju, on ju. Nii. Hakkas meil nulli näitama. Nii, aga seda mul praegu, mis ta ju võib mul siin olla ka, aga... Nii, tühi vajumine on siis 46, 45. Vaatame ka, mis ta meil niimoodi on. Tegelikult võiks seda asja teha kiivri ja saabast ja täisvarustuses on ju, aga see on meil 106. Tead, tegelikult oleks päris huvitav, vaatakski, kui palju see mõjutab meil, kui paneme näiteks saapa ja kiivri. Nii, ops. Nagu näha, siis tegelikult iga kord, kui peale maha tuled, siis midagi proovid, siis on tegelikult see, okei, nüüd on jälle 43. Nii, 105. Mis ta ennem oli? 106 või? Põhimõtteliselt sama, ega väga palju ei muutunudki. Nii, 105 on meil sääg. Nii, ja vaatame, mis see sääg meil siin olema peab siis. Standard 90–100. Meil oli 105. Ühesõnaga vedru peale lööma natukene. Okei, lööme vedru peale siis 90–100. Õnneks on suht uued asjad ja liivaga midagi vahel ei ole, siis saab lihtsalt käega seda siit keerata on ju. Kui palju me teda keerame siis, paar täisringi teeme,
nii. Ja sääg. $99. Juba on piiri peal, aga tead, ma isegi natukene vist paneks veel talle. Tõmbaks ta kuskil 90 algusesse äkki või kuhugi sinna 90 keskele äkki. Nii. Nii, 96. 96. Norm oli 90 kuni 100. Noh, põhimõtteliselt ongi. Keeran veel ühe ringi peale ja siis keeran kinni ja siis ta võiks nagu olla paigas. $88. Kust kohast? Kus see nüüd tuli? Okei, istudes on 90 midagi. Ma istungi natuke tagapool sõites nii rohkem on ja. Noh, niimoodi võiks ta olla. 91. Aga kiivrit ka ei ole ju. No kuule, kuidas nii siis saab? Tormi, kuidas nii siis saab? Kiiver ka pähe ja siis on see sääg meil millimeetri pealt paigas, ma arvan. Kaitsevest ka veel. Kilokene. Nii, 92, 93. Kiiver mõjutas 1 mill. Davai. 93. Ülejäänud asjad ka selge, siis on enam-vähem 95 ja siis võib rahule jääda. Sääg paigas. Nii. Et mis järgmises osas, ega ma seda nüüd nii täpselt ei oskagi öelda. Et lähme sõidame ja vaatame, mis timmimist tahab ja midagi vaja teha, siis teeme kohe ära ja ega ei olegi. Õnneks on nagu lihtne, uus värske pill, et mures on nagu hästi vähe. Vot, aga nüüd siis paneme päriselt selle osa purki, et ta vaiks. Minu poolt on kõik. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my